Shalom Jeruusalemmast. Minu nimi on Albert Veksler. Ma olen Jeruusalemma palvushommikusöögitöö direktor. Ja minuga siin meie office'is on maestro Andres Mustonen. Andres, just hiljuti tähistasime sinu 70. sünnipäevana võrratult Tallinnas ja see oli võimas, ilus. Jaani kirik oli rahvast paksult täis ja see meeleolu ja see emotsioon ja kõik see, mis alati sinu kontsertidega kaasas käib, täitis meid kõiki fantastiliselt. Ja nüüd me oleme siin Iisraelis, Jeruusalemmas ja ma olen täiesti hämmingus. Sõja ajal sina tahad tulla siia? No, sa peaksid mind tundma ja ei tohiks olla hämmingus, sellepärast, et see on õige koht olla ja minu toetus Iisraelile, minu sõpradele, sa ei kujuta ette, kui tänulikud on minu sõbrad, kui ma neile helistan ja kui ma kokku saan, et ma ei ole läinud kaasa sellise kõrvale hoidmisena ja nagu need Euroopa, kõik need lennuliinid ja kõik võtavad ära, et ei tuleks siia. Praegu peab just tulema. Praegu peab siin olema, siin peab palvetama, siin peab tegutsema. Sest see on see maa, mis ei ole mitte ainult, et kas Iisrael nüüd võidab füüsiliselt, eks ole, et tal on enam vaja vaimset jõudu, aga vaimne jõud tuleb inimestelt, kes sellega kaasa mõtlevad. See on tõsi ja ma tahtsin, Andres, sind väga tänada selle eest, mis sa oled tegelikult teinud Eesti ja Iisraeli vahelise silla ehitamiseks. Sellepärast, et ma mäletan sellest ajast veel, kui sinu abikaasa Malle oli suursaadik, sina olid nagu õukonna muusik ja see oli fantastiline kombinatsioon, te tegite nii palju head. Te olete 10 aastat toonud Mustonen Festile Eesti muusikuid siia. 11 aastat. Ja inimesed väga armastavad sind siin. Ma arvan, et Eestis võib-olla ei saadagi aru, kui populaarne sa oled Iisraelis. No Eesti on Iisraelile lähedal, aga ta on ka kaugel sellepärast, et ikkagi väga niisugune, provintslikkus on muidugi maailmas igal pool olemas, aga eks Eestis on niisugune provintslik mõtlemine või niisugune väike mõtlemine ja see mind nagu hoiab, kuidas öelda, hoiab kinni veel väiksemast riigist. Ma ei tea, kas Iisrael on väiksem kui Eesti, aga territoorium on pool. No ma nägin, et sellest, aga siin on suur maailm. See minu jaoks on siin suur maailm. Siin tegeletakse tõesti asjadega, mis on väga lihtne välja öelda. Kaitsmisega, tootmisega. Näiteks väga huvitav asi on. Ma just sõitsin praegu selle sama sõja ajal, sõitsin põhjas ringi Tiberias ja Galileas ja pingeline. Ja väga pingeline ja aga teed ju, see võrgustik ja kõik, mis on Iisraelis, see on ju vapustav, mis toimub. Ja siis on need teed, mis on tasulised teed. Nii. Ja siis ma mõtlesin, kuidas, et kas peab viskama raha sisse või Iisraelis ei ole probleemi, kõik autod on Iisraeli märgiga. Et siin on, tähendab, selles suhtes ta on nagu väga, ma ei taha öelda kinnine, aga siin on asjad nagu hästi selged, et siin ei näe Saksa autosid ja Inglise märge, ma olen näinud ainult Jordaania. No kuidas sa tuledki siia üle Süüria, eks ole? Ja, aga ma olen üle Süüria. Nii et ja muidugi see, kui sa sellest hakkad kõik aru saama, mille vahel ta on, siis sa hakkad ikka tunnetama seda, milline väärtus, milline võimsus, seepärast Lähis-Ida, see koht, kus me oleme, see on tsivilisatsiooni algus, on meie tsivilisatsiooni algus. Ja see, mis kõrvalt ja ümber kaudselt tahetakse peale suruda, hävitada, kus me nüüd oleme terroristide hirmu all, nagu, see on täiesti käsiteltamatu, see on absoluutselt arusaamatu ja kui üks hääl tuleb minu jaoks, ma kostan, et keegi seda kaitseb väljaspoolt, siis ma nagu kuklen, lähen turri ja ma tahaks öelda, mida teie teate sellest asjast. Et kui suur tähtsus on see, et Iisrael ja juutide maa on siin ja ta hoiab seda tsivilisatsiooni, seda taset, mis on maailma juhtiv praegu.
aga sellises maha jäänud arusaamiste riikide vahel. No meie ei ole eriti õnnistatud oma naabritega, nii et me oleme üsna raskes, ütleme, kvartalis elame. aga tõepoolest see, mis sa oled oma muusikaga toonud Iisraeli, on väga hinnaline. Ja 7. oktoober on meie jaoks olnud väga raske. See on nagu, me oleksime Andres holokaust üle elanud. See valu, see löök on nii... Nad ütlevad, et see on suurem veel. Tunne, kuna ta on nüüd praegu elav. Sellepärast, mina olin ju Mallega siin ju 1 nädal, esimene sõjanädal ma olin siin ju. Me seda kõike, aga me oleme olnud ju need eelmised üritused ka, aga need on kõik väga palju lühemad olnud. Need on lühikesed olnud. No võt, sellepärast, et Iisraelil ei olnud seda otsuse kindlust, et on vaja Hamasile lõpp teha. Sest et me ei saa mõelda seda, et sa saad sellise mõrtsuka kõrval elada. Ja ta lasi veel edasi arendada ja veel võimsamaks ja veel Iraan ja Katar ja kõik, kes need toetavad, ilmselt ka Venemaa, eks ole. Kogu see nagu see kurjuse liin, mis neid toetab, see ju läks ju võimsamaks. No siin on mitu asja, mis neid, eks ole, küllap ka ärritas, eks Iisraeli suhe Saudi Araabiaga, et Saudi Araabia oleks lepped, eks ole. No see on suurepärane. Iisraeli kaudu oleks tulnud ka Saudi nafta odavamalt kui Venemaa Iraani nafta. Absoluutselt. Sajas kõiki närvi. Aga see ehk nüüd ikkagi tuleb. Ega see ei ole kuskil ära maetud. See ei tule nüüd nii kiiresti ilmselt kogu selle seisu, aga ega see pole kuskil kadunud. Aga ma tulen tagasi selle juurde, Andres, mida sina oled siia toonud ja see on miski, mis on minu silmis väga hinnaline. Mitte ainult need Eesti koorid ja muusikud. Aga neid on tuhandeid juba nüüd. Tuhanded inimesed. Mis on võimas. Tõstke käed püsti, kes eelmine kord käisid Iisraelis. Kui palju oli? 1, 2, 3, 4, vaata. Nii palju käis inimesi. Eelmised suured kui 1 oli 7, 8. Aga teised on esimest korda, eks? Näod on natukene uued küll osa. Aga pole midagi võtnud ikka omaks. Need inimesed on Eestis teissugused. Need inimesed saavad elust ja Iisraelist ja juutlusest hoopis teistmoodi aru. No arusaadav, sest et siin olles see maa kõneleb sulle kohe, ja sa näed. Kohe. Jah. Aga ka see muusika, Andres, see, mida te toote kaasa, see on lihtsalt midagi väga võimas, sest et see ühendab taeva ja maa. Ja sul on see võime olnud ühendada taevas ja maa ja tuua seda siia juutidele ja millegi pärast mitte kõigile ei õnnestu see nii nagu sinul, aga sul on see väga võimsalt õnnestunud. No vaata, küsimus on selles, et Iisraelis ja eriti Jeruusalemmas on taevas lähemal. Kohalik kõne, nagu öeldakse. Kohalik kõne. Tähendab, seda saab tunda, seda tunnetavad ja see on see, miks siia inimesed tulevad. Ja nüüd minu kommentaar selle sõja algusega, kui põhiliselt räägid seda, kuidas siit inimesed ära viia, siis ma ütlen, siia sel hetkel oleks pidanud inimesi tooma. Mida te kardate? Siit on lühikene tee ülesse taevasse. Miks on vaja siit ära viia inimesi? Saad aru see mõte, et ega siis need, kes siia jäävad, ega need ei ole teise järgu inimesed. Aga Andres, siin on ka üks teine hoopis suhtumine. Vaata, kui sõda kuskil läheb lahti, ja keegi ju ei teadnud alguses, millise mastaabiga, missugused on selle tagajärjed. Teisel päeval öeldi, et nüüd on sõda. Nii, aga tähendab, keegi ei teadnud selle mastaabi. Ometigi 350 000 Iisraeli kodanikku on tulnud tagasi. Ühe päevaga. On tulnud tagasi. Ja ma olen kuulnud, ja mul on tuttavaid, kes on tulnud, kes on olnud isegi puhkustel. India muide väga, ja Tai ja niisugused kohad on väga kuumad kohad. Ühe päevaga on nad Iisraelis tagasi. Et see näitab midagi, mis on absoluutselt väga hinnaline. Ja ma olen kohtunud väga palju ka sõduritega ja sõdurite peredega, tuttavatega. Ikkagi, vaata, me oleme ju sellest ühiskonnast, kus
sõjavägi, no üldiselt hiilisime ju kõrvale, eks ole. No Nõukogude sõjavägi oli hoopis midagi muud. Iisraeli sõjavägi ja see on hoopis... Ei, ma ütlen, et no aga see on sees, et noh, et see sõjavägi, aga ja lõppude lõpuks, kui me räägime ikkagi praegu, iga sõdur, kes läheb praegu kas reservist või kuskil, kui ta läheb sinna kaasa või kui ta läheb kaasa sisse, ega sealt ei pruugi välja tulla. Sa pead teadma seda. Sa pead olema selleks valmis. See on fantastiline ja et selline valmisolek on olemas ja mitte selle eest põgenemine. Vot see on usk sellesse rahvusesse, see on usk sellesse maasse ja see on usk sellesse olekusse, kuhu need inimesed on sündinud. Andres, minu oma poeg on praegust kaasa lähedal ja arvatavasti sellel ajal, kui see saade eetrisse läheb, on ta seal sees, nii et meie vaatajate palved on kindlasti väga teretulnud. Pidevalt ja kindel ei saa siin mitte millegist olla. No ma usun seda, et Jumalaga koos käies Jumal annab oma võidu meile. No ta on ju, Jumal on juba praegu andnud välja, aga ega midagi ei ole teha. Öeldakse, et kaotused on väga väiksed, aga ühe mishpaha jaoks või pere jaoks, eks ole, on üks kaotus on suur. Üks on suur kaotus. Nii et ja noh, eks see on puudutanud kogu Iisraeli. 1200 on praegu need ametlikud andmed, kes tapeti. Ei, no, see on täiesti käsitlematu. Ja siin sellises olukorras Euroopa pealinnades ja Eestis tulevad seltskonnad ja hakkavad kaitsma Hamasi ja New Yorgis, ÜROs ei saa anda välja selgesõnalist hukkamõistu. See on uskumatu, mis maailmas me elame. See on häbematu maailm, see on inimest, see on absoluutselt tsivilisatsiooni eitajad. Sest tsivilisatsiooni me hoiame üleval hoiame siis, kui meil on selle maaga on õige side. Ja sul on õige side ajalooga ja ajaloo õigel poolel. Absoluutselt, ajalooga. Ega mina lähen 1000 aastat tagasi. No, muidugi praegu näiteks ajalooliselt, no meil on ka kirjutatud artiklid, et noh, kui me hakkame ajalugu nüüd tooma põhjendama ajalooga, et no, et see võib minna nii rappa, et ei lähe rappa. Seepärast, et see ajalugu võib olla mõne inimeste jaoks, võib olla reaalsus, mitte legendide rida, vaid ja elades siin ja näha neid inimesi, kes siin elavad, nad ei pea sellepärast olema, nagu öeldakse, ortodoksid või lokkidega või käia kaabudega ja kipadega, aga nendel on see sees ja nad tajuvad seda juurt ja see juur on väga sügav. Ja võt see juur, see sügavuse juur on see, mis siin tõmbab ja miks ma siin olen. No see sügavuse juur ju tegelikult jõuab tagasi Abrahami päevi. Just. Ja kui Jumal Abrahamiga tegi selle lepingu, siis ta ütles talle, et sulle sünnib poeg. Ja ta ütles, et sinu läbi saavad õnnistatud kõik rahvad. Maailma rahvad. Just. Nii et jah, Jumal tahtis luua seda rahvast, juudi rahvast, aga tal oli südames kõik maailma rahvad. Absoluutselt. Ja need kõik, mõtleme selle peale ja oleme selle eest kõik tänulikud. Sakslased, inglased, itaallased, eestlased, lätlased, ükskõik kes, oleme selle eest tänulikud, et meil on see privileeg antud. Ja sellest kuskile ei ole mõtet silmi kinni panna, et see on kuskil kaugel öeldud mingi legend. See on tähtis täna. Ja see on elav täna, sellepärast, et see on miski, mis kõneleb inimeste südametes ja annab neile julgust. Ja ma arvan, et see on miski, mida sa tajud ka nii selgesti. Kui ma olin su juubeli tähistamisel, ma tahtsin lugeda. September. See oli 1. september. Ja see on unustamatu päev kõigile, kes alustavad kooliteed ja sinu sünnipäeva. Et mul oli soov ka lugeda seda Juhan Liivi luuletust, mis ütleb, et sa oled kui Iisrael vanast. Ta räägib seda Eestimaast, eks ole. Sa oled kui Iisrael vanast, o minu isamaa. Kui Iisrael prohveti päevil seesama viisiga. Sa seisad teede ääril, kust Moabi minnakse ja mägede otsas vaatad, kust Ammoni nähikse nüüd. Ammon, see on Jordaania, eks ole. Moab on siis sealt veel kaugemal. Sa pilgutad Edomil silmi ja Assurit armastad ja Süüria kuninga kulda sa enese lihaldad. Sa oled vintsutatud just nagu Iisrael ka
sind kõige looja kaitsku ja olgu sinuga. Milline sügav juur on Liivis. Ta sai sellest aru. Just nimelt. Ja ta on rääkinud ja väga lihtsates muudes lausetes, luuletustes, kus ta räägib kas hallist või räägib kaselehest, seal kõik tunnevad, kõik tajuvad Liivis seda sügavat juurt. Aga tema tajus ära selle paralleeli Eesti ja Iisraeli vahel. Ja ma olen mõelnud sinu peale, Andres. Sa oled sellise suure maailma nimega maestro. Sa oleks võinud elada ükskõik kus, Londonis, New Yorgis, Milanos, ükskõik kus sa tahaksid, sa võiksid omale seal oma elukoha luua. Ja sina otsustad Iisrael. Ma isegi ütlen veel, et ma isegi nendesse maadesse enam ei taha minna. Mul ei ole sealt midagi enam saada. Need on nõrgad maad, tsivilisatsiooni kultuur, mis käib alla. Siit tõuseb uus värske ja meie hoiame siin ja seda viime edasi. Ja see on kõik koos majandus, kaitse, kultuur, vaimsus, usk. Ma arvan, vist keegi ei oska seda paremini öelda kui sina. Nii et aitäh sulle igatahes selle eest, et sa oled siin, et sa tulid toetama Iisraeli neil rasketel tundidel ja ma saan täiesti aru igast ühest sinu kolleegidest, kes tänavad sindest, et ma ütlen, ega ei ole siin palju neid, kes on praegu siin külastamas või tunnistamas kõike seda, mida meie kogeme ja toetamas, sest et need asjad ei ole enesest mõistetavad. Inimesed ärgu kartku ja astugu sammu ja kuulaku oma südame häält. Ärgu kuulaku seda, mis öeldakse ja ärgu lugegu oma suhtumist lehtedest või inimestest, kes arvavad, et nad võivad teiste inimeste üle otsustada. Otsustage ise julgust ja oleme julged. Andres, sa oled olnud praktiliselt Jeruusalemma palvusommikusöögi töö algusest peale meiega kaasas ja see on olnud fantastiline privileeg, sest et esimene kord, kui me läksime presidendi residentsi, sina tõid sinna kaasa selle ilusa muusika. Ja ma mängisin ühe viiuliga mängisin Iisraeli presidendi rifkil. Just, no miks meid oli seal 200 inimest ja lisaks üle maailma ja siis me olime ju Knessetis ja siis pärast Waldorf Astorias, mida me oleme iga aasta korranud, nüüd 7 aastat järjest ja sa oled praktiliselt kõik aastad meiega olnud välja arvatud 2020. Jah, üks aasta. Kui COVID piiras meie liikumist. Aga järgmine aasta oli ka COVID ja me ikka tegime. Just, see oli eriline kord, sest et 2021 meil oli väiksem versioon, aga ometigi oluline. Aga selle läbi on sinu muusika ja sinu palved viiulil jõudnud ülemaailmseks, sest et Jeruusalemma palvusommikusöök on ülemaailmne töö. Ja, absoluutselt. Aga ma mingi viiuli hääl ongi see hääl, mida inglid teevad seal üleval. Mängivad see keel, see tuleb teha ingli hääleks. Siis on mõtet pilli mängida. Ma sageli isegi tajun end sellelt mõttelt, et sa mängid minu hinge keeltel, et see on, sa tajud seda nii reaalselt ja kui sa viimati Waldorf Astorias oli see eelmine aasta mängisid seda palvet, see oli midagi, mis oli lihtsalt nii ülendav ja niivõrd võimas. See on sõnaga keel, viiulikeel, hingekeel. Just nimelt. Et keel on keel. Aha. Keel on keel. Just nimelt. Ja veel keel ka, mis sa räägid. Nii et väga mitme tähendusega. Ütle, kas sa usud, et meie tulevased päevad siin Iisraelis ja Eesti suhted hakkavad minema paremaks, hakkavad minema tugevamaks. Usud sa, et Eesti poolt saab olema rohkem mõistmist? Mis on Eesti? Ma mõtlen Eesti rahvast. Eesti rahvas kindlasti on nagu, kui me niimoodi võime öelda, on nagu meie pool või tähendab, ta on õigel pool. Siin on 2 asja. Tähendab, on olemas pehme
Euroopa ja Euroopa Liidu poliitika, mis absoluutselt on minule vastuvõtmatu. See taoline sõnade otsimine ja ma olen sellest juba kirjutanud, see viib ainult alla, kiire joonega alla, kui ei hakata rääkima asjadest julgelt ja nii nagu vaja on, aga mitte niimoodi, et mõeldakse päevade kaupu, mis sõnu sinna panna ja et kas see nüüd on õige ja see topime. Rääkige südames, tehke oma hinged lahti. Ja teine asi on muidugi see, et on olemas taoline sotsialistlik vasakpoolsu või tähendab niisugune inimesed, kellel on nagu kahjutunne või ja nad selle kahjutunde, mis nad on saanud tegelikult nendest samadest ühiskondadest, mis käib alla, siis valatakse nagu nende inimeste peale, eks ole, kes nagu oleks kannatajad. Iisraeli ei võeta praegu kannatajat, aga Iisrael on kannataja. Muidugi selle vastu, selle demonstratsioone ka korraldatakse, nii et me ei saa öelda. Aga see vastu korraldamine on tohutu teadmatus. Sellepärast, et mina tahan öelda ainult ühte asja, ükskõik mille eest inimene võitleb või läheb sinna, mine pane ennast sinna sisse. Kui sa oled Iisraeli poolt, tule Iisraelisse. Kui sa oled praegu, oled Hamasi või sa kaitsed Hamasi või terroristlikke organisatsioone üle maailma või nüüd nagu meie lähedal siin Palestiina, siis mine sinna sisse, ela, tunneta ja vaata, mis olukorras sa ennast seal tunned. Kas sinu eksistent Jumala ees on seal suur väärtus? See on täiesti, see on nii kaugelt asjade vaatamine ja asjade väljendamine ja see kohutav sõnade mäng, see peab maailmas lõppema. Seepärast, et see on figurdamine. Andres, ma arvan, et see on miski, mis on nii vana ja see võib-olla ei lõppe nii pea. Sellepärast, et see viha, mis on juutide vastu, sai alguse päevast, kui Jumal Abrahami valis. Ja kui Jumal oma tõotused talle andis ja tema poja ja tema selle rahva me teame seda, et on. Aga tähendab, võtta seegi, et see nõndanimetatud underdogi, ehk siis selle, kes kannataja poole nagu sümpatiseerimine, inimesed ei saa aru sellest, et kui nad vaataksid natukene suuremas pildis, Iisrael on tikutopsi suurune nagu jalgpalliplatsil Araabia maaders. See on nagu paned tikutopsi keset jalgpalliplatsi. Need on Araabia maad, on see jalgpalliplats ja Iisrael on see tikutops. Ja kui palju on Iisrael kannatanud, kui palju korda on Iisrael üritanud, tahtnud teha rahu, aga see on vaimulik põhjus. Absoluutselt. Nad ei taha territooriume, nad tahavad ära hävitada Iisraeli. Just nimelt. Nad ei taha lihtsalt... Ärme kunagi öelda, et see on Iisrael ainult, tähendab siin, see sama, mida sa lugesid praegu. Liiv ei olnud Iisraelis käinudki, aga tal on see sees. Pornhöö käis ja andis väga suurepärased raamatud, mille kaudu eestlased said teada Jeruusalemma kohta ja kõik need reisikirjutused. Mis oli 30. aastad või 20, eks ole, Pornhöö. Suurepärased asja. Aga ma tahan öelda seda, et Iisrael on väike, aga ta on kõige suurem. Ta on kõige suurem ja ta on ülemaailmne. Ülemaailmne ja tema mõju on ülemaailmne. Nagu praegu öeldi seda, see sõda, mis siin on, kui seda praegu ei hävitata, siis on homme teie riikide, ehk siis Euroopa riikide või maailma riikide teie ukse taga. No nii see on ju näha. No absoluutselt. Mis on Euroopa? See kohe tõuseb seal, kui nad saavad siin jõu. Ja kas sa panid tähele imelikku asja? Need demonstratsioonid, mis hakkasid pihta nii-öelda Hamasi toetuseks, ei alanud siis, kui Iisraeli maavägede sissetung algas. Ei. Vaid kohe. Jaa, ennem. See oli nagu oleksid nad tähistanud seda võitu. Just, nad nagu torgiti nagu õige asjaga. Nagu nad oleksid olnud üles õhutatud sellepärast, et midagi väga jutumärkides head juhtus neile. Kuidagi meeldis neile see, et juute tapeti. Absoluutselt. Ja see on kõige kohutavam selle asja juures. Ja need inimesed tegelikult saavad toitu sellest samast juutluse poolt või juutide Iisraeli Lähis-Idast tulnud tsivilisatsiooni ja kultuuri peal. Nad selle peal kõik istuvad.
ja siis pärast seda teevad selliseid samme. No eks on olnud vaenlase soov ära hävitada seda juurt, mille peal kõik püsib, eks ole, juba aastakümneid, aastatuhandeid. Just, täpselt see 10. No 10 on see modernse Iisraeli ajaloos, me näeme seda ju praktiliselt iga 10 aasta järelt on meil sõda. Me nagu ei saa teistmoodi. On 10. No kui sa vaatad 48, 56, 67, 73, 82, eks ole, ja nii edasi, nii et kui sa vaatad... No väikseid asju vahepeal veel on. No väikseid asju me ei loegi. Tähendab väikseid, sugugi mitte väikseid, sest alati on ohvrid, aga no tähendab lühikesi. Et see tsükkel on väga lühikene siin. Ja. Aga tõepoolest me vajame seda, et Eesti inimesed meid mõistaks ja Andres, see, mis sa oled teinud läbi nende aastate... Me peame mõistma seda, et sa ütled 10, et on 10 aastat on vahe. Meil ei tohi olla mitte ühte päeva, et me sellest aru ei saa. Siis hakkab see ära kaduma. Mingisugust rahu ei tule ennem, kui saabub inimkonnale sisemine, vaimne tasakaal ja südame ja hinge rahu. Ainult see päästab maailma. Mitte need paberid, mida nendes office'ites alla kirjutatakse ja et teeme niimoodi. See tõmmatakse järgmine päev puruks ja on vaja jälle uus teha. Inimesed vaadaku enda sisse, hakaku ennast üles leidma selles maailmas. Sest et eks ole Jeruusalemm on... Ja Jeruusalemmas siit seda saab. See on lunastuse linn, see on suure kuninga linn, siit on saanud kõik asjad lähtunud, alguse saanud, eks ole, nii vana kui uus testament ja meil on oluline, ülimalt oluline, et Eestimaal inimesed sellest aru saaksid. Üha rohkem ja sellepärast me teemegi siin neid üritusi, samme, et inimesed siia tuleksid ja nagu öeldakse, Baruch Hashem ja Bruhim Oveim. Just nimelt. Andres, suur tänu sulle selle aja eest, et sa tulid Tel Avivis siia Jeruusalemma, et Eesti rahvaga rääkida. Eesti rahvaga, Jeruusalemm. Nii et suur tänu kõigile teile, kallid televaatajad. Me tahame teid väga tänada teie palvete eest, toetuse eest. Iga kord, kui te olete Iisraeli lippu üles tõstnud, on see teinud südame soojaks. Iga kord, kui te olete palve öelnud Jeruusalemma heaks, käigu käsi, nende käsi hästi, kes Jeruusalemma armastavad. See teeb meie südame soojaks ja oleme väga tänulikud teile selle eest, et te seisate meiega koos.